buena provecho, señora. Checa, mira. Meie seiklused on jõudnud lõpusirgele. Oleme saanud nii päikest kui ka vihma. Näinud suurlinnu ja ka väikeseid külasid. Jalutanud mägedes ja ka ookeani ääres. Söönud igasuguseid kohalikke toite. Lennanud nii õhupalliga kui ka sõitnud ratastega mäest alla. Kahjuks ka valusalt kukkunud. Ööbinud tagasihoidlikes majades ja uhketes villades, kus oleme saanud parimaid vaateid katuseterrassidelt. Oleme näinud nii ajalugu kui ka tänapäeva, kohalikke inimesi ning ka muid kohalikke elajaid. Sõitsime paatidega nii ookeanis kui ka jõel. Magasime autos, kui uni tuli peale. Autoga saime sõita mööda igavaid teid, aga ka väga põnevaid teid. Aga see ei ole veel kõik. Järele on jäänud viimane vaatus. 4000 meetrit. Kuidas on? Tunned ka midagi kõrguse mõttes? Veel ei tunne. Eks näis, ma arvan, et kui kõndima hakkame, siis hakkab tundma. Ma arvan küll, jah. Jõudsime selle pilliga siis siia kohale. Siia ülemisse parklasse. Vaated on juba muhedad. Ja nii siit hakkab meie teekond. Kokkulepe, et võtame hästi rahulikult. Praegu oleme 4000 peal. Väga kivine ja väga järsk. Sain läheb. Mees läheb. Rääkida on raske. Vaat siin on, ma tunnen esulus esimest korda, et asi on õredam. Hingad. Ja natuke jõu kohale ka. Veerand tundi oleme käinud praegu. Veerand tundi oleme ainult käinud. Siin näeme nüüd Nevadade Tuluka kraatrit. Sinna alla järvekese äärde saab minna. Kuidas oli? Kõpp oli päris raske. Tõmbas kopsuga kokku või? Ei, pulss on rahulik 56. Hingamisega polegi nagu probleeme siin üleval. Pea käib ringi ja juba natuke hakkab valutama. Pakun et siuke 4200 meetrit. Siin praegu mitu korda olen mõelnud, kas tohib jätkata või pigem peaks loobuma. Mõnus on sealt minna ülesse pärast. Mine muffi. Ja jõudsime siin esimese järve äärde. Vesi on täitsa ilus, eks? Frio, mucho frio. Ääres on isegi jäätumise jäljed, öösel oli kõva miinus ilmselt. Aga nüüd juba päike kütab. Vesi on siin ilus klaar. Väga äge. Päris tippu me vist valutama ei lähe. See on siuke 400 kõrguse meetrit otsa veel. Ole! Kraateri järved nähtud. Vaated on ikka võimsad. Ilus läbipaistev vesi ja... Tegelikult tahaks isegi sinna tippu minna, aga tundub, et läheb keeruliseks. Sven ootab meid seal üleval, vaata, kus rahvas paistab, eks ole. Aga lähme nüüd saame taga kokku ja siis alustame madalamale minemist. Aga ei, tasus tulla.
tõusunurk on. Ma ei tea, seda ei saa video peale jätta. Ja Armo alles ka, et õhk hakkab otsa saama. Isegi Sain teeb pausi. Ole harjunud ikka sükse asjaga. Jõudsime siia kraatri serva peale nüüd. Ja saime all käidus, viimane tõus oli hingematvalt ilus. Päris õudne nägi välja. Ei oleks tahtnud seal olla. Natuke taastume ja siis läheme alla. Ja tuleb. Ma räägin lõpuks kere harjub ära. Ronime peale, läheme alla tagasi parklasse. Nevado de Toluca on mitteaktiivne vulkaan ja Mehhiko 4. kõrgeim mägi, ulatudes 4680 meetri kõrgusele. See asub Toluca linnast umbes 80 kilomeetrit lõuna pool. Meie jõudsime umbes 4400 meetri kõrgusele oma kõnnakuga. Viimane suurem eruptsioon leidis aset siin umbes 10 000 aastat tagasi. Ja nüüd on meie viimane 100-kilomeetrine sõit rendiautoga Nevado de Toluca juurest Mexico City lennujaama, kus tagastame oma rendiauto. Rendiauto läks meile maksma 965 ehk siis 193 eurot nägu. Sõitsime kokku umbes 3500 kilomeetrit ning Rifter vedas meid võidukalt lõpuni. Viimased 2 päeva veedame siis Mexico City's ilma autota ja kasutame Uberit ning tallataksot. Näeme sellega. Poisid, mingi äkki mahu. Ja nüüd sõidame liftiga 43. korrusele. Pole kunagi me kaua sõitnud. Kõrval läksid lukku. Kuule, see on päris... Vaata, kus pidurdan nüüd ja... Võttis seest õõnsaks peaga. Jõudsime siia oma uude Airbnb-sse 43. korrusel. Oi. Ma ei tunne ennast mugavalt siin, natuke nõuab harjutamist. Me oleme siin rõdu peal siin Mexico City's. Ja no siit on näha siis no täitsa lõpp. Täitsa lõpp, ma ütlen teile. Ja selline korter meil siin. Ja mis meil on siin siis? Siin on üks magamistuba, siin on vannituba. Ja siin on teine magamistuba ja siin on teine vannituba. Ega siin muud pole. Tule vett tuleb. Tõsi, puhas vett. Ainult tõesti. Kui siin jahedamaks ei lähe, ma ei tea, kuidas ta siin ajab. No seda tõesti ei tea. Palav on siin. Nii, jõudsime siin Lucha Libret vaatama ja võtsime mulle külma. Täitsa atleetlikud vanad pässid. Jaa, ise tõenäoliselt ei teeks selliseid trende. Kindlasti mitte. Vaata, no võta neid lähemalt. Ja vaata, mehed hingeldavad ikka. Käisime Lucha Libret vaatamas, siis nahvpilti jõudsime sinna, pühapäeviti kell 5 hakkab ja
no tõesti, 5 minutit enne seda jõudsime, pilet maksis meil äkki 12 eurot. Pärast seda võtsime omale süüa siia korterisse kaasa ja nüüd näete meie korteri vaadet siin. Õhtus linnatuled põlevad. No see on midagi enne olemas. Ja 43. korrus. Ciudad de Mexico. Mehhiko pealinn ning ka suurim linn. 23 miljoni elanikuga metropol, mis asub 2200 meetri kõrgusel merepinnast. Linna rajasid hispaanlased 1521. aastal vallutatud asteekide pealinna kohale. Liftist alla minek võttis siis 20 sekundit siin. Kaks korrust mingi sekundis või? Ja siis kiire maandumine oli igatahes kõrvad korralikult lukka ja korralikult pidurdus. Kõnime siit meie kodukese juurest, kõnime sinna Sokala poole, keskväljaku poole ja täitsa tipp-top kõndida. Hommikul muidugi siin on siuke mingi 8 kraadi vist. Kõik tulid lühikeste riietega. Aga pole hullu. Ei olnud kõige paremini ette valmistunud see ilmateate vaatamisega. Varsti läheb soojaks, siis saab täna mend. Ja mingi väike park sattus meile ette siin praegu ja Sven märkis ära, et igal pool, iga nurga taga on mingid politseinikud. Mina märgin ära, et see kõik jumalast kohas. Siin ei ole mingit suitsukoni ega midagi. No vaata, et nagu võiks palju õlu käia, siin poleks mingit hädane. Väga ilus. Vaata, kus siin koristatakse tänavad survepesuriga puhtaks. Politseid on jah päris palju seal. 1, 2, 3, 4, 5. Need on ka mingid... Nurga peal on politsei. Ja siin on ikka... Nüüd tundub juba turvalisemana, et kui liikluses politseid nägid, siis nagu mõtlesid, et nad äkki peavad kinni või midagi, aga siin tänava peal on nad nagu pigem on turvalisem tunne. Täpselt sama wifi, millest ma seal lennujaamas olin, vaata, ühendub siin ka ilusti ära. Minust Lucha Libre ajal oli ka niimoodi, et Mehhiko on suht e-riik tundub. Või siis vähemalt Mehhiko City, eks? Jah, Mehhiko City on e-riik. Ja see siin on suur konstitutsiooni väljak. Tohutult suur Mehhiko lipp keskel. Praegu on siin esmaspäeva varahommik. Mitte enam nii vara, aga ikkagi inimesi on vähe. Võiks öelda, et suht uhkes üksinduses. Siin konstitutsiooni väljakonda vist. Jaa. Selle juures kõrval on siin üks suur katedraal. See oli siis Ameerika mandril üks esimesi. Ja ta on siin 19. sajandi algusest, 1813 olekida. Ilus süke kivivärk ja ilus arhitektuur on. Et ma siin enne ka poistele ütlesin, et Ameerikas ei leia siukest värki. Üldse kogu see väljak, vaatad kõiki neid hooneid, oleks siuke tunne, nagu oleks kusagil, ma ei tea, Viinis või Brüsselis. Aga euroopalik vibe on. Sellise ehitise juures ma alati mõtlen, et kuidas umbes 200 aastat tagasi, kuidas mingid vennad seal lae all seda, kuidas nad kõike seda tegid ja ehitasid ja olnud siis ju mingid tööriistu ja mingeid asju ja kuidagi nad tegid ja tegid täitsa ilus asja valmis. Nagu juba kombeks on saanud, hakkab jõud ja vaim reisi lõpuks otsa saama. Saame öelda, et oleme käinud Mehhiko City's, aga tegelikult nägime sellest vaid umbes 1%. Siin on selline ökoloogiline graffiti, et kes kirjutab siia armastus ja kes kirjutab siia puuto ja või puuta ja ongi. Ja inimesed kasutavad seda ka vetsuna siin tegelikult tundub nii, aga seda ära kaadrisse võta. Mingid normaalsed julgad on siin paremini. Jõudsime siin konstitutsiooni väljakul sellises huvitavasse kohta, kus uus kohtub vanaga, et siin minu selja taga on siis see 200 aastat vana katedraal ja Hendriku taga on midagi veel vanemat. See peaks olema siis umbes 700 aastat vana asteekide pühakoht siin. Väike kokkuvõte siit turult nii-öelda. Mina panin siia peaaegu 1000 peesot magama. Mina läks 230 midagi, ma ostsin 2 väikest pudinat ainult. Ja siit peaks pärast kuidagi
mööda minnes veel tegema mingi video, sest tõesti see on nagu tohutult suur. Turistidele on siin ikka jõhkrad kraami. No näha on, et turistid on selle leidnud peale meie on siin ka ikka, teised valged inimesed ka. 12.23, 11 000 sammu on selja taga, tervislik tunne. Toit läheks praegu hea isuga vist, on siuke tunne, et nagu välja teenitud on see lõuna nüüd. Tegelikult siin juba läheb päris soojaks ka, et tahaks ühte õõtähega joogi ka juba vaikselt. Enchilada. See on Šveitsi moodi, siin on vist juustu väga palju. Sellised takod. Huvitav, et nad serveerivad need takosi nii mitmel moel. Jah, siis on enchiladad molega, milanesa, väike kanapile, Caesari salat. Seal kaugel paistab siis juba varem nähtud Popocatépetl vulkaan. 5465 meetri kõrgune aktiivne vulkaan, mis asub meie rõdust 80 kilomeetri kaugusel. Uskumatu. Siin toodi meile erinevaid kastmeid asju ja see oranž on selgelt kõige kangem. Panin omale nüüd hunniku siia peale seda, natukene veel. Quesadilla con pollo. See lööb alles hiljem kohale, nüüd hakkab kohale lööb alles. Tere uled on see täiesti valusad reis. Aitab küll. Viimane päev. Mexico City. Andsime oma maletad ära pakihoidu. Nüüd peame siin 4 tundi aega parajaks tegema. Ehk me siis käime siin, jalutame ringi ja varsti läheme otsime süüa midagi ja teeme aega parajaks. Siim juba igatseb Eesti värsket õhku. Jah, toob teie peervaisu hingel sisse, eks ole. Ikka vänge. Jah, vänge. Olen tundnud. Väike elektriskeem posti otsas. Nagu näha võite. Nii, poisid jalutamisest väsinud. Palju samme jutte tuli praegu? 7000. Oleme siin jõudnud Kiosko Marisco. Selline park siin. Tulime siia mingisse grill kohta. Rahvast on siin. Noreste grill. Meie ööbimiskoha lähedal. Ja kõigepealt toodi kohe tequila pitsid. Võtsime õlut. Siis toodi maitsmiseks sükesed nachosid. Tehti siin koha peal kõrval sükene kastevalmis. Ja meie Siimuga tellisime siis sea-kamar guacamolega põhimõtteliselt. Väga hea soolana. Võtsime siia väiksed kesepirri ja säriseb siin kuumal pannil kõik. Võtsin väikse ampsu seda pahat poissi. Ja täielikult põleb kõik. No eile tal silmad nii märjad ei olnud. Täitsa kõhud täis. Siin võtab viimase väikse, nüüd lähme võtame oma kohvrid ja lähme lennujaama. Ja olemegi omadega Mexico City lennujaamas, pagas on ära antud, boarding passid on käes ja natukene veel oodata ja saame oma 10,5 tunnise lennu peale. Läheb Amsterdami, seal istume veel mõned head tunnid ja siis Riiasse. Reis läks kokkuvõttes üli hästi. Ei pidanud kordagi pistist maksma kellelegi. Autoga läks kõik hästi. Majutustega oli kõik hästi. Ühtegi tagasilööki ei olnud.
celebrar, me gusta a mí gozar, me gusta a mí perrear. ¿Por qué será que vivo con una luz que alumbra mi andar, que me hace cantar? Sé muy bien que la vida no es fácil, trabajo como todos los demás. Y después que se acabe la jornada, a bailar y cantar hasta el final. Tengo una chispa dentro del corazón que alegra mi canción, que me da emoción de ser feliz sin ninguna razón. Guamas y acordeón y un buen charangón. ¿Será que bailo con abandono? Siempre parezco un loco en las stories de Instagram. Así nací y así gozo mi vida. No te digo mentiras, siempre quiero pariciar. Sé muy bien que la vida no es fácil, trabajo como todos los demás. Y después que se acabe la jornada, a bailar y cantar hasta el final. Tengo una chispa